autot ei ole, aga nüüd nagu näha, me saime auto. Jee, nii et järgmine punkt on siis lähemal Oandu loodusmetsarada. 4,6 kilomeetri pikkune rada asub Lahemaa rahvuspargis Oandul. Ligi pool rajast on kaetud laudteega. Jee! See on siis see mets, mis näeks välja nagu siis, kui inimene ei oleks. Siis oleks jukene mets meil. Kas pole mitte sassis natuke? Enne nad vastasid. Nüüd ma räägin oravatega. Nad ei tule praegu. Nad on häbelikud. Allikad on siin, me saame vett võtta, aga kindlasti hästi puhas ja hea vesi. Aga süüa me vist ei saa siit, jah? Meeri joob allikavett. Need trepid tulime sealt üles praegu. Oleme nüüd keset seda loodusmetsarada. Me oleme peaaegu lõpus tegelikult. Peaaegu. Aga see tundub ka. Anname seda. Me oleme Alt- ja Kaluri külas ja läheme mere äärde. Siin me nüüd oleme, väikse käes, ikka vastab silma. Aga me saame varsti süüa. Jälle. Ma olen kõht hästi täis veel. Sest et see oli lihtsalt nii hea toit, mis me saime siit. Jah, me oleme kõigest natukene eksinud. Me ei ole eksinud, me teame, kus me oleme. Lihtsalt, et see ei ole lihtsalt see koht, kus me tahaksime olla hetkel. Kõik on võib-olla korras, aga kõik on kontrolli alla. Oleme siin Tõuma rahva turismitalus. Ja siis me saame siin kohe süüa. Meil on piletid, et minna Sagadi metsamuuseumisse. Saime siin metsamuuseumis targemaks. Nimelt, kui meil siin Eestis on siuksed puud, siis näiteks Lõuna-Ameerikas kasvavad siuksed puud. Oleme nüüd Sagadi mõisas. Käsmu poolsaarel ja me otsustasime, et me võtame ette sellise 4,2 kilomeetrise mutka. Nii et praegu me oleme näiteks Käsmu rannas ja siis nüüd me lihtsalt lähme minna edasi ja vaatame, kuhu see tee meil. Meeri üritab ronida kivi otsa. Kas ta saab sellega hakkama? Ei saa! Ei! Jee! Täpselt, allasaamist näeme me järgmises osas. Käsmu meremuuseumi omanik härra Aarne Vaik kutsus meid enda juurde kohvi jooma. Ta elab selles väikses valges majas. Nüüd me oleme siis Käsmu
ja vist varsti hakkame koju minema või? ja varsti me hakkame võileibu sööma. jaa, kalaga. kalaviileibu ja kohvi. Yay!